Tšau! Mina olen Nele. Mina olen Merilin. Ja täna on meil väga põnev päev sellepärast, et me teeme üllatus-challenge'i. Umbes paar nädalat tagasi võttis minuga ühendust selline YouTube'i kanal nagu Life is a View. Mina olen seda juba pikalt jälginud tegelikult nende tegemisi ja ma olen üllatunud, et kõik ei tea sellest. Sellepärast, et neil on nii põnev see kontseptsioon. Juba mõnda aega tagasi, ma arvan üle aasta tagasi, võtsid kätte, tegid, ehitasid endale sellise bussi, kus sees saab elada, seal on kõik, seal saab magada, seal on neil väike köök, kõik elekter, kõik mida vaja ja nad sõitsid Hispaaniasse ja nad on nüüd elanud seal juba täiesti väga pikalt, seal töötanud ja väga põnev on jälgida, kuidas lihtsalt minna ja täiesti võõras kohas ise hakkama saada. Ja siis nad võtsidki minuga ühendust, et nad teevad kogu enda reisist ja sellest seiklusest teevad sellise filmi ja esitavad siis meile ühe väljakutse, mis on kuidagi siis nende reisiga seotud. Ja eile tuligi mulle siis ukse taha kuller, kes tõi mulle paki, kus on siis sees meie see challenge, mida me täna tegema hakkame. Kas nad on eestlased? Nad on eestlased. Okay. Täitsa eestlased. Pakk on väga kummaline. Mul tuli selline väike pakk. Okei. Aga mis see kummaline on, et sellega tuli kaasa ka 5 liitrit vett. Aga enne kui me selle avame, Nele ei ole veel seda lahti teinud. Ei, mul pole aimugi. Aga enne kui me selle avame, pakume, mis me tegema hakkame täna? No kindlasti see ülesanne, mida me tegema peame, on kuidagi äkki reisil ja väheste vahenditega hakkamas saamiseks mingi siuke teema. Et võibolla see vesi, et ma ei tea, tassid mingi vett topsiga või? Ma ei kujuta ette, et äkki siin on tops sees lihtsalt. Hispaanias on hästi palav selles suhtes, et vesi on seal tõenäoliselt väga oluline asi ja võibolla siis äkki kuidagi enda jahutamisega seotud 5 liitrit, et teha bassein. Ja siis siin sees on täispuutav bassein. Avame siis selle paki. Jah, no nii. Siit tuleb meie ülesanne. Okei, puru täis. Nii, siin on kiri. Ja siin on kiri. Kas on teip või? See on teip. See on teip. Me peame midagi meestardama. Life is a View. Tere sõbrad! Siiani vaatame ja naerame sinu mardipäeva versus Halloween videot. Oled näinud seda? Ei ole. Olen küll! Oota, olen küll! Ja, okay. Üks kindel kandidaat Eesti YouTube Hall of Fame nimekirja, kui selline asi üldse olemas on. Vau, tänan. Kui sinu vaatajad veel ei tea, siis meie oleme need hullud, kes müüsid suurema osa oma maisest varast ja ehitasid peaaegu 20 aastat vanasse kaubikusse omale kodu. Ja nüüdseks oleme natukene üle 8 kuu bussis elanud mööda Euroopat ringi reisinud. Et anda natuke aimu, mida see kõik endast kujutab, esitame sulle väljakutse. Pakist leiad teibirolli. Leidsime. Märgi korteri põrandale kast mõõtudega 3,3 korda 1,8 meetrit. Kas mul on üldse nii palju ruumi? Küll me leiame. Nüüd katsu sellele alale mahutada kõik eluks vajalik. Me peame nüüd siia tõmbama põrandale selle ala, mis on nende kodu suurus, milleks on siis 3,3 meetrit korda 1,8 meetrit. Nende bussi suurus, kus nad elavad. Jah. Teemegi selle ruumi, et arvestame kohe voodi vaata sinna sisse ja siis paneme sinna kõik, mis oleks meie eluks vajalik. Hakkame bussi ehitama. Hakkame bussi ehitama. Sinu tuppa. Tead, mis see? No. Ma panin praegu siia, aga kui see alla läheb, siis ta läheb umbes siiani. Süsteem. Peame veits lükkama. Aga siis lükkame ta lihtsalt pärast ettepoole. Hea töö. Nii. Tuva olemas. No päris vähe ruumi vaata. Nii. Ja nüüd tuleb läbi. Nii, näiteks. Nüüd siia saab panna need korvid ja kui on hügieeni asjad. Korvid. Meik. Nele andis mulle praegu siukse korvi. Siin on rätikut sees. Mõtlesime, et sellest võiks saada meie vannitoa korv. Ma siis näitan, mida ma võtaks, kui ma läheks niimoodi bussiga reisile.
läätsed, see on hambapasta, resinuhambari läheks ka siia. See kuiv šampoon, vaata, kui kogu aeg ei saa nagu juukseid pesta, siis seal näed vähemalt normaalne välja. Ma võtsin meigi eemaldaja, see on minu lemmik. Merilin, sina soovitasid seda mulle. See on täiega hea, on jah? Täiega hea. No see on nagu siuke enam-vähem šampoon, balsam, seda jällegi sa soovitasid mulle. Nii, ja nüüd ma teeks nagu sellise valiku kõikidest nendest meigi asjadest, et nagu ei peaks kõike kaasa võtma. Jumestuskreem, bronzer, sellega saab on ju nagu kontuurida, ma ei tea. Siuksed asjad on vajalikud mul reisi peal on ja siis on see põsepuna. Siis ma võtaks nagu ühe siukse paleti, kus on nagu kõik olemas, vaata. Et ma 100 tükki ei võtaks, on ju. No, tegelikult ütleme nii seda settingut, seda ei ole vaja, jah. Kehakreem ja näokreem. Sellega siis saab nagu kõik ära võetud. Ma võtsin sulle ka hambale. Oh, nice, aitäh. Ja siis meigi asjadest võtan siukse huulepulga, mis on nagu siuke ilus mõnus. Selle ühega ajab nagu asja ära. Ja concealer ja lipsmeduš. Okei, ja siis köögist valisime mõned asjad. Võtsin panni, see on suhteliselt juba olemas. Oota, ma toon meile köögi. Selline taburet. Miks? Sest et äkki meil tuleb külalisi. Siis meil on istekohta neile pakkuda ning lisaks me saame panna siis oma nõud ja asjad siia peale. Kruusid. Tasse me ei võtnud. Sest see oleks... Aga mis vahe kruusid ja tassi on? Kruusisse saab teha teed ja juua mahla, tassis sa teed ei pane. Või kohvi. No mükka see tass välja näeb siis? Tass on klaasist. Tass on... See on... On või? Oota, kas tass on klaasist? Tassid. Kas tassid on ikka need? Ei, tead, äkki tassid on need pisikesed ja kruusid on suured. Aga kas kruus ja tass ei ole üks ja sama asi? Äkki on tõesti. Nagu ämber ja see... Mis see teine on? Ämber ja pang. Nagu pada ja kate. Ma tegelikult tahtsin näida klaase me ei võtnud. Jah, klaase me ei võtnud. Sest et kruusid... See oli tõeline hetk praegu. Vaat see on nii kole praegu. Ma olen siin värvinud igast asju. Ma paneks nagu mingi laud linase peale. Peale siit midagi. Siis on nagu esteetilisem veits. Siis on see filminurk, kuigi ma vaatan, et... Issand, kui suured. Need see... No nendega ma olen ju filmin. Aga äkki me peaks mingi kompromissi tegema ja võtma ühe siis või? No tegelikult, kui ma reisin nii väikse ala peale filmiks, siis ma ei võtaks neid üldse kaasa. Nagu võtaks mingi aku peal töötava. Mingi leedi või? Ja väikese. See mõte oli hea, et nii hea vaba nurk on ja me saame siin teha filminurga. Aga reaalselt see ei mahu siia. Aga tead, mis võtame praegu nendest ühe kaasa. Tegelikult ühest piisab ka. Ühest piisab ka ma. Et kui me tahame nagu kasutada. Ja kui ei kasuta, siis saab kokku panna. See läheb üliväikseks. Ei tea, kas on hea võtta. No räägi. See... Need. Jaa, et meil seda lambid ei ole. Vaata, kas see mahub siia täpselt külge selle vahele. Nii, aga kui see auto sõitma läheb, siis nojah, ega see, me ei hakka nii üle mõtlema praegu. Nii, aga ma panen tumba praegu näiteks siia. Et siis me saame seda lauana ka kasutada. Siin all on meil garderoob, kus meil on riided. Siin on vesi. Ja kui on päeval väga valge, me tahame terve päev magada, siis on silmaklapid selleks väga vajalikud. Sorry! Kogu elamine, kuidas 2 inimest saaksid reisile bussiga minna, on siis siia väikesele alale ära mahutatud. Nad on igatahes väga leidlikult kõigele leidnud oma koha, nii et täpselt on piisavalt ruumi, kõigil asjal on oma koht ja need on väga niimoodi ära pakitud väga hästi. Me üritasime, andsime endast siin praegu parima, et kõik asjad siin ära pakkida. Ja eriti veel, kui on 3. inimene juures, neil on väike laps juures. Nad on ikka väga tublid. Me väga täname Eerot, Mariannet ja Aleksandrit selle väljakutse eest. Mu tuba on nüüd pea peale tehtud. Kui teil nüüd tekkis huvi nende kanali vastu ja nende tegemiste vastu reisil, siis vaadake kindlasti Life is a View YouTube'i kanalit. Ja et nende dokumentaal saaks ilusti välja tulla, siis hooandjas saab neile kaasa elada siis või aidata neid. Kaasa aidata. Ma tõesti ei saa aru, kuidas nad saavad hakkama nii väikse ala peal, aga näed, see on võimalik, kõik on võimalik. Väga inspireeriv. Väga, absoluutselt. Aga aitäh, et vaatasite. Ja, super tänud. Ja olge tublid. Tšau! Tšau!